Esimesed külmakraadid reedavad ühe auto seadme puhul kohe kindlasti väga suure probleemi. See on auto aku ja selle võimalik korrasolek. Selleks tuleb valmis olla. Esimesed tõsisemad miinuskraadid panevad masina jaurama. Ja reeglina annab ta märku sellest, et kui nüüd võtid keerata, käib klõps, siis on see märk sellest, et akul ei ole piisavalt voolu sees ja on see karm tõsiasi veel selles mõttes otsa, et ei lähe see auto käima ja tuleb siis hakata mõtlema, et kas siis nende rahvakeeli krokodillidega autot käima saada või siis kutsuda täiesti autoabi välja. Et esimene asi on reeglina aku, mis siis on minestanud. Aku eluiga mõjutab väga suuresti tema kasutus, et kui me räägime siin inimestest, kes elavad linnas, teevad lühikseid sõite, tööle koju ütleme maksimaalselt paar kilomeetrit, siis paraku ei suuda aku ennast täis laadida ja siis tema eluiga tunduvalt lüheneb. Eelisseisukorras on ikkagi need inimesed, kellel siis on pikemaid sõite, kus aku saab ennast korralikult ka laadida. Mida inimene saab teha on see, et siis lihtsalt kas siis kord nädala-2 tagant panna lihtsalt aku füüsiliselt laadima, et ta siis ei lõppeks nii varakult ära. Aga reeglina, kui me räägime elueast kui sellisest, ega iga tootja sätib selle täpselt niimoodi, et garantiiperiood saaks läbi, et garantiiperioodi oleks juhtuks midagi, aga et pärast garantiiperioodi võimalikult kiiresti uus aku müüa, siis kuskil niimoodi nad sätivad. Näiteks Boschi akude puhul igapäevast hooldust ei ole vaja teha. Reeglina on akudel peal sellised indikaatorid, mis näitavad nende mahtuvusvalmidust. Füüsiliselt need korgikohad on olemas, aga see ongi sellest, et lihtsalt tehases see vedelik sinna sisse kallata. Et täna kui räägime autodest, siis inimene ise ei pea mitte midagi seal kuskil ei vedeliku taset jälgima, seda elektrolüüti sinna juurde lisama, aga midagi sellist tegema ei pea. Akude soetamisel korral peab väga täpselt teadma, milline aku teie sõidukile sobib. Need on alates sealt 40 amprist kuni seal 102-130 amprini ja isegi suuremaid, et paraku ta nii on, et kui me räägime siin siuksest väiksest linnaautost, kus on tõesti seal võib-olla 450 amprine aku peal, siis ei ole väga võimalik sinna seda suuremat akut panna ja ega ei olegi vaja, sest see amperaaž näitab seda, et kui palju tal on seda käivitusvoolu seal sees, et ja reeglina väikse mootoriga autod ei vaja sellist käivitusvõimsust, et pigem ikkagi jälgida seda, mis tehase poolt on ette nähtud ja vastavalt siis see ka sinna paigaldada, et juhul kui on vaja asendamist. Kas ma võiksin ka ja peaksin näiteks ka neid akuklemme seal kenasti korra aastas ära võtma ja mõne tehnilise vaseliiniga näiteks määrima? Jällegi ei ole otseselt ette öeldud, et nüüd kord aastas või 2 korda aastas, et loomulikult kui on näha, et on niisugune oksiidikiht või korrosioonikiht sinna tekkinud, tuleks need lahti võtta, ära puhastada ja siis vastavalt selle elektrit juhtiva siis vaseliiniga üle teha, et ei oleks seda probleemi, et ei saa voolu kätte auto siis vastaval hetkel, et ajaliselt ei ole kuskil ette antud midagi. Bosch Car Service'i töökodal on olemas ka Tallinna linna sees, seda Mustamäel Marja tänaval. Oleme spetsialiseerunud peamiselt ikkagi saksa autodele, et Audi, Volkswagen, Škoda, BMW, Mercedes-Benz ja ka Land Rover ja Jaguar. Et nendele autodele kõigile on olemas meil ka tehase online ühendused ja see tähendab seda, et saame lahendada ka kõige keerulisemad probleeme. Meie valdkonda kuuluvad ka igasugused võtmete kodeerimised, juhtblokkide tarkvara uuendused, kõikvõimalikud diagnostikatööd siis kuni käigukasti ja mootorite remontideni välja. Ja selles mõttes tooksime välja ka eraldi tänase automaatkastide remondid, et mida tihtipeale ikkagi ette tuleb ja selles mõttes meilgi siin iganädaselt juhtub. Töökojal on olemas korralik varuosabaas, et võimalikud levinumad tööd saaks kiiresti tehtud. Enamlevinud varused on kõik laos koha peal olemas, et mis vaja tellida tavaliselt 1-2 tööpäeva ja on need asjad meil olemas, et seetõttu remondiaeg jääb mõistlikkuse piires. Samuti saab töökoda kiidelda sellega, et on olemas väga korrektne ülevaade autode remondi ajaloost. Meie puhul me märgime kindlasti korralised hooldused siis tehase online andmebaasi, mis on nähtavad siis margiesindustel Eestis kui ka kogu Euroopas ja seetõttu säilib ka sõiduki täielik ajalugu, hooldusajalugu. Ilmselgelt ei lükata uksed tagasi teiste tootjate autosi ja kaubikuid.